Mina olen Karineel, väga tore on teiega siin olla ja mina olen siin koos doktor Siim Simmoga. Ja täna me räägime ilukirurgiast ja eeskätt just rinnaoperatsioonidest, sest et neid tehakse kõige enam. On nii? No meil on hulgi küsimusi juba laekunud ja nagu ma ütlesin, siis täna on ka võimalus siis otse kirurgilt saab küsida. Ma näen juba, et keegi kirjutab, et väga kaugelt kuulda, et eriti ei kuule. Ma ei tea, osad ütlevad, et on hästi, et võib-olla peab oma neid settinguid natuke kontrollima. Meil peaks olema siin juba hästi. Nii. No igatahes, me oleme siis küsimustega edasi, sest täna tõesti teema siis iluoperatsioonid on eeskätt rinnaoperatsioonid ja hakkaks üleüldse pihta sellest ilukirurgiast, et see on selline sõna, millesse hästi tihti suhtutakse ka kuidagi nagu halvustavalt ja tegelikult see ei ole ju lihtsalt ilusamaks tegemine, et päris tihti on ju inimestel soov üldsegi saada oma endine välimus tagasi. Ja me leppisime kokku, et me võime sinatada, nii ma nüüd sinatan, et sa teed nii palju operatsioone. Kui tihti sul juhtub seda, et see, mida klient soovib, siis sina kirurgina ise näed, et see on tegelikult liiga palju, et seda ei peaks tegema? Jah, ikka juhtub, jah. Et tavaliselt ongi nii, et eks ma küsin inimese käest võimalikult täpselt, et ta kirjeldaks, mida ta tahab ja siis ma vaatan, et mis on nagu minu nägemus. Ja kui need ei lange kokku, eks siis me tuleme kuskile sinna keskteele, et püüame leida kompromissi. Tihti on nii, et öeldakse, et teie olete spetsialist, et öelge teie, et mis nagu mulle oleks kõige parem. Noh, eks me siis vaatame, aga jah, kui nagu tekib väga suur vastuolu kliendi ja kirurgi vahel, siis ikkagi kirurg jääb peale, et vastu oma põhimõtted ikkagi, vähemalt mina ei opereeri. Sulle kuulub ka selline lause, et sa oled öelnud, et kui mees soovib, et tema naine vahetaks rindu, siis tuleb vahetada mees, mitte rindu. Et miks see siis vahel niimoodi on, et kirurgid justkui oleks kas nüüd tõredad, aga kuidagi täitsa vastu, et peaks seda operatsiooni tegema? Mis te põhjust on? No, tegelikult mina olen päris tihti igasuguste asjade vastu, et ma ei oska öelda miks, aga mul on nagu nii, et kui ma ikkagi näen, et naisel on kõik korras, et tal nagu ei ole seda operatsiooni vaja teha, no mul on väga raske nagu seda teha. Et kuigi ma olen nagu näinud nii palju nii-öelda õnnetuid naisi või endaga mitte rahul olevaid naisi, et eks ma tõenäoliselt keskmisest mehest nagu natukene nagu saan aru nende hingeelust ja mida nad mõtlevad. Et kui ma nagu näen, et seal taga nagu ei ole nagu oma kindlat soovi või on mingisugune selline ebakindlus, miks võib ajas muutuda, siis ma nagu püüan teda veenda ümber. Aga muidugi, eks ole ka nii, et ega minu ukse tagant võib ära minna, ta läheb kellegi teise juurde ja ta saab mu lõikus ikkagi kätte. Et ma ei tea. Nii on. Aga mis need teemad on, need kõige sagedasemad, millega naised teie juurde tulevad? Teemad on ikkagi rinnad, sellest ei saa üle ega ümber, siis on näopiirkond, silmad, kulmud ja siis väga tugevalt on tulnud sisse näiteks kõhuplastikad. Et kas see on siis tekkinud rasedusest välja veninud kõht või siis ülekaalust, et need lõikused, neid oli nagu vanasti väga palju vähem, et inimesed julgevad tulla. Et see võib olla nii, et ikkagi peale sünnitust see kõht tagasi ei tõmba, ja ta on ikkagi väga, naisele ei meeldi, kui see kõht siis ükskõik mis asendist niimoodi ripub ja on veninud ja on rasedusarmid. Et julgetakse tulla seda näitama ja võib olla nii, et naine on sünnitanud näiteks a la 5 last, 4 lapsega pole mitte midagi juhtunud selle kõhuga, aga 5. juhtus. Just näide ühe naisterahva saatusest. Aga võib olla ka nii, et on esimese lapsega ja kõht venib välja ja miks siis mitte seda korrigeerida, kui see võimalus on. Aga muidugi, mis puutub sellesse lausesse,
et vahetage mees, siis ma ei tea, kas on nüüd selle lause pärast, aga hästi paljud naised, kes tulevad, nagu toonitavad seda, et ega nende mees ikkagi seda lõikust nagu ei tahtnud või et mees ei saatnud mind siia või siis, kui tuleb koos mehega, siis mees esimene asi ütleb, et minu meelest on tal kõik korras. Väga tihti on see, et just nagu vastupidi, et tore näha seda. No sinu ampluaa on väga lai, mis puudutab ilukirurgiat. Kas sa palun loetleksid ette need operatsioonid, mida sa teed? Ma ei tea, kas ma võin öelda, et ainult mida ma ei tee on nina. Et kõik, mis puudutab esteetilist kirurgiat, siis põhimõtteliselt on ainult nina on see, millest ma olen ma kunagi mõtlesin sellega seda nagu teha, aga kuna see tööd on niivõrd palju ja nina on muidugi selline väga-väga spetsiifiline piirkond, selline kolmemõõtmeline ja see ei ole üldse mitte lihtne, siis ma olen nagu selle nina jätnud kõrvale, kuigi kunagi mul oli üks Rootsi hea kolleeg, kellega ma hästi läbi saan, siis tema oli ka väga ninast huvitatud, et natuke me selle teemaga tegelesime, aga lihtsalt ei jõua kõiki asju. Aga kas on mõni operatsioon, mis on selline meelisoperatsioon sinu jaoks, mida teha? No kõik, mis on keeruline, on tegelikult meelis, et mulle ikkagi meeldib ega kirurgidel on üldse nii, et see, mis on lihtne, on ebahuvitav. Et see kahjuks on nii, et kõik, mida sa oskad, see ei paku enam pinget. Igapäeva lõikus on muidugi kerge teha, et sa lihtsalt tuled ja teed oma rutiini, aga ikkagi huvitav on see, mida sa nagu ei oska või mis on keeruline, mille tulemus sa ei oska ette hinnata. Eriti, mis puudutab igasuguseid näiteks, kas võtame rindade mingi ebasümmeetria, ei ole lihtsalt ainult suurendamine ja on ikkagi selle kuju taastamine või kuju tagasi andmine. Näiteks nägu on väga huvitav, et sealt sellest näolõikustega sa võid ikkagi anda väga palju inimesele juurde ja näolõikusi väga palju Eestis ei tehta ja kogemust kõikidele kirurgidele ei jagu ilmselgelt, et see on selline nagu väljakutse, et lõigata ikkagi inimest niimoodi, et seda poleks näha, et see oleks hea tulemus ja nii edasi. Et seda tõenäoliselt õpid sa kogu elu. Aga kui palju inimeste soovid üleüldiselt ajas muutuvad? Ma arvan, et inimesed on lihtsalt muutunud julgemaks, et enam seda nagu ilulõikuste teemat ei häbeneta, et see ei ole ikkagi nii, et ma pean varjama seda, et pigem on ikkagi nii, et vähemalt see kontingent, kes meie juures käib, on ikkagi kõikidel on ikka olnud, on sõbrannasid, kes on endale midagi teinud ja nii, et kuigi lõikused on kallid, siis arvestades üldist elatustaset Eestis, see muutub inimestele rohkem kättesaadavaks, et ta ei ole enam nii kallis, kui ta oli 90ndate alguses või isegi veel 2000ndate alguses. Lõikushinnad kasvavad, aga inimeste sissetulekud kasvavad ja inimeste arusaamine oma välimusest ja nii edasi muutub. Inimesed muutuvad vanemaks, inimesed on rohkem aktiivselt nagu igapäevaelus sees ja nad lihtsalt tahavad oma endist nooruslikku mina tagasi. Ütleme nii, et vanusega tuleb mõistust juurde, aga see väline koorik hakkab tuhmuma. Tahetakse noort keha ja kogenud inimese vaim. Kas sinu juurde tuleb ka patsiente, kes soovivad näiteks operatsioone, mida sa ei ole veel teinud? Soovitakse jah, et mingisugused niisugused väga eriti, mis on mingisugused trendi asjad või niisugused küsitakse. Ma suhtun väga suure ettevaatlikkusega igasugustesse trendidesse, mis on tulnud, sest et kõik need, mis on väga uued asjad, need tulevad ja lähevad täpselt sama kiiresti. Ja lõikustega on paraku nii, et ega sa lõikust tagasi pöörata väga ei saa. Et kõik, mis oled kellegile teinud, see kõik jääb. Ta küll natukene võib tagasi vajuda igasugused asjad, mis sa lõikad. Aga üldiselt lõikus on lõikus, et niisugused väga uusi asju, ega neid väga palju ei tule, aga üht-teist ikkagi tuleb. Tuleb sul kohe ette mõni trend? Näiteks praegu on kassisilmad on väga moes, et see on nagu, seda ikkagi küsitakse ja ega ma ei ole oma arvamus sellest kujundanud, et tavaliselt öeldakse, et tark ei torma, et eks ma vaatan, kuidas need asjad lähevad.
No kui me räägime nüüd taaskord rinnaoperatsioonidest, siis tegelikkuses räägitakse ju palju rindade suurendamisest, ja palju vähem sellest, et rinnad on erineva suurusega või näiteks on sisse vajunud rinnanibud, et kui tihti praktikas tegelikult selliseid juhtumeid ette tuleb? Väga palju. Tegelikult on praktiliselt kõikidel naistel on rinnad erineva suurusega. Küsimus on lihtsalt, et kui palju see suurus erineb. Ja tihti on nii, et kui minu konsultatsioonile tullakse, siis kui mina ütlen, et kas te olete tähele pannud, et üks rind on näiteks sentimeeter või 2 kõrgemal kui teine, et nipud ei ole sama kõrgusel, siis vähemalt pooled naised vastavad, et nad pole tähele pannudki. Aga probleem on selles, et kui mina olen neid juba lõiganud, siis nad panevad seda kohe tähele. Et selles mõttes tuleb alati ütelda, et mida sa näed. Ja see, et kas nipu on sees või väljas või nipu on liiga suur või areool on ebasümmeetriline ja neid on tegelikult palju. Et tullakse küll nende probleemidega. No ühe operatsiooniga saab ju tegelikult teostada ka mitu operatsiooni, et mis need kõige levinumad kombooperatsioonid on, mida tehakse? Hästi levinud kombo on näiteks rinnad ja kõht, näiteks rinnad ja rasvaimmu. Kõht ja rasvaimmu, see on nagu täielik klassika, et see isegi ei ole, seda isegi saa erinevat võtta. Siis näiteks silmad ja rinnad, ülekaalulistel patsientidel lõigatakse nii palju, vähemalt meie lõikame nii palju koos, kui annab. Ala, õla, varred, rinnad, kõht, reied, see on 8 tundi tõenäoliselt võtab aega. Aga ja intiimpiirkonna lõikused alati palju kombineeritakse, et nägu on raske millegiga kombineerida. Näopiirkonna saab kõik kokku panna, et näopiirkond võib siseneda kesknägu, üldine nägu, kael, silmad, otsmik, kulmud. Et kuigi me võtame, et see on näolõikus, siis tegelikult seal on mitu erinevat komponenti. Väga palju ka praegu näolõikusega koos teeme näiteks kuule tõstmist, lip-lifti, et jällegi see juba peaaegu muutus standardiks. Et kõik, mis mahub ühe päeva opi aja sisse, kõik saame ära lõigata. Osa kirurgi ei armasta kombineeritud lõikusi, mina teen neid hea meelega. Ja ma isegi soovitan nii palju, kui inimese hing valmis on ja nii palju, kui rahakott kannatab, tasub kõik korraga ära teha. See on üks haiglas viibimine, üks kannatamine, siis on see tehtud. No selle võib-olla lugeda nüüd plusside poolele, aga kas on ka mõningaid miinuseid? Selle kombineeritud lõikused. Eks see paranemine on muidugi vaevaline, et see on, et sul peab olema ikkagi aeg. Et sa ei saa peale lõikust minna ülejärgmisel päeval 2 väikest last kantseldama. Et siin on kindlasti, kas see peab olema ema abiks või mees või kuidagi organiseerima niimoodi oma asjad, et sa saaksid ikkagi rahulikult paraneda. Et see on ka ilulõikuste juures väga-väga tähtis, et sul peab olema aega paraneda. Kas sinu kogemuse puhul on olnud ka selliseid juhtumeid, kus plastikakirurgia enam ei aita? On. Kahjuks on, jah. Et väga sellised, kui on ikkagi väga drastilised juhtumid, et ega kirurg siiski ei ole jumal, et tuleb kogu aeg peeglisse vaadata ja endale seda korrutada. Kuna me siin keskselt räägime nendest rinnaoperatsioonidest, siis räägiks korraks selle silikonide teemaga läbi, et kuidas need on ajas muutunud? Räägitakse, et esimesed silikonid olid üldse verekotikesed seal kuskil Vietnami sõja ajal või ma ei tea, et neid pandi nendele Vietnami naistele naha alla, et silikon, see muutub. Näiteks Ameerikas on siiamaani silikooni suhteliselt vähe kasutatakse implantaatide puhul, et pigem kasutatakse füsioloogilist lahu, see on kerge soolalahu, mis on pandud nii-öelda siis kile sisse ja see ongi, et silikon seal väga moes ei olegi. Et silikoni pluss on see, et on tegelikult ikkagi suht looduslik materjal ja ta on organismi sõbralik, et ükskõik, mis siin räägitakse reaktsioonidest ja nii edasi, siis on ta ikkagi üks sõbralikemaid materjale, mida üldse võib inimese sisse panna. Et algselt olid kõik implantaadid olid ümmargused ja olid siledapinnalised, et neist võtta tavaline läbipaistev kilekott, pane vesi sisse ja selline see implantaat välja näebki ja neid siiamaani tehakse ja tõenäoliselt just nimelt Ameerikas on nad ikka väga populaarsed.
Siis hakati tegema niisugused nagu anatoomilise kujuga või tilgakujulisega implantaate, mis on nagu ülevalt on kitsamad, alt suuremad, rinnakuju. Ja see ongi nagu põhiline, siis nad võivad olla nii laiusse, pikkusesse, kõrgusesse, madalad, on olemas väga madalaid, keskmadalaid, normaal, nii-öelda kõrgeid, ülikõrgeid. Ja siis on muidugi implantaadi pind, mis on see, et kas ta on nüüd sile või ta on kare või ta on poolsile, et see ka kogu aeg varieerub. Et selles mõttes need trendid muutuvad ja huvitav on see, et kui sa käid kuskil koolitustel, siis eks nii nagu igal erialal on ka meil on teatud nii-öelda gurud või kelle nii-öelda sõna maksab ja siis kes räägivad üks aasta ühte juttu ja siis järgmine aasta, kui neil on mingisugused muud ideed või keegi teine on sponsor, siis ta räägib hoopis teist juttu, et üks aasta paneb siledat ümmargust implantaat, ütleb, et see on kõige parem ja siis paar aastat hiljem räägib, et ikkagi anatoomiline kare on kõige parem. Kas sinul on isiklikke eelistusi? Minul on eelistus, jah, mina eelistan nii-öelda anatoomilist implantaati ja mitte, ütleme nii, et mitte kare, aga mitte ka sile, selline pehmelt sile või selline väga õrnalt kare. No me rääkisime sellest, et see on nii palju ajas muutunud ja nagu siis tõid ka välja, et on nii-öelda gurusid, kes räägivad iga aasta erinevat juttu, aga kui kindlad me saame tänasel päeval olla, et need silikoonid, mis paigaldatakse, need ka püsivad ja jäävad? Maailmas ei ole mitte midagi püsivat, et ega me ei saa mitte millegi peale kindlad olla, et me saame olla ainult kindlad selle hetke peale, et kui meile nii-öelda annab tootja, annab garantii, või ütleb, et see on hea toode, siis on mingisugune tervishoiu erinevad organisatsioonid, kes on selle tunnistanud sobilikuks, siis me seda kasutame, et ega siin muud ei ole ja kuna ma olen alati öelnud, et kedagi huvita näiteks songavõrgud, mida pannakse inimese sisse songaoperatsioonidel ja see ei ületa mitte kunagi ühtegi uudistekünnist, aga kõik, mis puudutab rinnaimplantaati, ületab alati uudistekünnise. Nii et selles mõttes, et kuidas songavõrk käitub organismis, seda ei uuri eriti keegi, aga see, kuidas rinnaimplantaat rinnas on, see on, alati on ta uudis number 1. Ja see on ka selle nii-öelda meedia sellega tegeleb ja kui täna näiteks öeldakse, et üks implantaat ei sobi, siis on see alati, see on mingisugune skandaal, võetakse toode maha, nii edasi, siis teda mingi aeg ei ole või siis selle vaatad, et mõne aja pärast tuleb teile tagasi, et ju siis ikka nii hull see asi ei olnud, et alati sul on väga suured niisugused nagu skandaalid ja meediakära on. Et isegi mina oma nii-öelda karjääri jooksul olen mitme implantaadi kukkumist ja tõusu näinud, et kasutame seda, mida rahvusvaheliselt kasutatakse, ega me siin Eestis midagi aga ise välja mõelda ei saa. Et ütleme nii, et see on suur äri, see on suur marketing, seal liiguvad suured rahad, ja paraku on nii, et ühed nii-öelda rinnaimplantaatide tootjad kiidavad ikka alati oma toodet ja laidavad siis teiste toodet ja paljud kliinikud on seotud mõne kindla implantaadi firmaga. Ja selles mõttes mina olen õnneks oma otsustest vaba, et ma võin kasutada seda, mida ma ise tahan. Ja nii ka tõenäoliselt jääb kuni minu karjääri lõpuni. Räägime natukene ka korduvoperatsioonidest. Ma mõtlen just seda, kui näiteks naisterahvas on teinud rindade suurendamise operatsiooni ära, saanud vahepeal lapsed ja siis ikkagi see rind on ära vajunud, et kui nüüd minna korduvoperatsioonile, et millega peaks arvestama? Jah, peab arvestama sellega, et iga korduvoperatsioon on keerulisem kui eelmine ja kas siis üks kord, 2 korda või 3 korda, ma ei oska öelda, aga iga lõikus, mis tehakse uuesti, on väga palju raskem eelmisest. Just nimelt sellepärast, et me ei tea, kuidas need koed käituvad, me ei tea, kuidas rinna verevarustus näiteks seal on või üleüldse, millised on armid, milline on sidekude. Ja see on selge, et kui naine paneb endale silikonrinnad ja algselt on rind on väike, ilus ja prink, siis peale laste saamist see rind enam selline ei ole. Ja rinnakude on paraku nii, et ta ikkagi venib rohkem kui näiteks mingi muu kehaosa nahk, näiteks seljanahk, mis on väga palju paksem. Rinnanahk on väga õhuke ja ta on väga-väga veniv. Ja kui nii-öelda meie teeme näiteks korduva lõikuse ja tõstame selle rinna ära, siis kahjuks on nii, et ta võib uuesti venida mõne aja pärast ja isegi suht kiiresti.
mõnel juhul võib see isegi mõne kuuga juhtuda, mõnel juhtub see mõne aastaga, mis tähendab, et ta peab näiteks uuesti lõikusele tulema. Et nahk on elav materjal ja kuidas ta käitub, see on väga raske ennustada. Ja miks me hoiatame ette ja see on ikkagi naisele on see nii-öelda mingil määral traagika ja nii-öelda kurb moment, sest et ta on ühe korra selle lõikusest maksnud, kõik on väga hästi, siis ka näiteks kaalu kõikumine mõjutab väga palju, näiteks kas võtab palju alla, eks ole, või siis on võtnud rasedusega palju juurde ja nii edasi, siis me lõikame teda uuesti, võib-olla tuleb veel lõigata 3. ja 4. kordki. Et eks me siin püüame alati leida mingisugust kompromissi. Et me saame aru, et lõpmatuseni ei taha ennast keegi lõigata, et kõik tahaksid, et nüüd tulen ja teen selle rinna korda, aga see alati ikkagi nii ei lähe. Et need korduslõikused need on keerulised ja tegelikult korduslõikuste tulebki kõige rohkem välja kirurgi kogemus ja oskus, et niisuguste esmaste lõikuste puhul see võib-olla nii palju ei olegi, et kui on nüüd kena väike rind, paneb proteesi sisse, kõik on korras ja see ei nõua väga suurt oskust. Aga mis kindlasti nõuab oskust on korduslõikus. Ja siin on ikkagi kogemus on see, mis mängib. Aga mis on see kõige hilisem iga, kus võib teha siis kas rinna tõstmist või rinna vähendamist? Seda ei ole olemas. Et nii, ma ei tea, mina pole küll 90 aastast lõiganud, aga 68 aastast olen küll lõiganud ja pannud implantaati. Et inimene tahab, siis paneb. Ja kui ta on tervis on korras, siis miks mitte. Milline on enamasti see tagasiside, mida sinu patsiendid on andnud? Enamasti on ikkagi, ma arvan, ma olen lihtsalt mingil määral õnnega koos, et mul on ikka väga hea tagasiside. Et selles mõttes mind on natuke isegi ära hellitatud, et eks mul ole neid lõikusi ka, mis mulle ei meeldi ja mis ei ole läinud nii, nagu ma olen tahtnud, aga mõnes mõttes ongi kainest, nagu kõik ei lähe nii, nagu sa tahad, sest see muidu nina läheb liiga püsti. Et tegelikult negatiivsed tagasisidest sa õpid palju rohkem kui positiivsest. Et kui midagi on hästi, siis sa näed seda ise. Aga kui midagi on halvasti, sa muidugi näed seda, aga sa õpid sellest tegelikult väga palju rohkem. Et selle mõttes patsiendid ka, et kui et võib-olla mõned ei julge ütelda, kui midagi ei meeldi või nii edasi, aga ikkagi tasub öelda. Et kas või sellepärast, et see on hea õppetund ja ega kirurgid on ikkagi, kõik tahavad, et nende töö tuleks hästi välja, et see ei ole ainult nii, et nii-öelda raha mulle, tissid sulle, et see on ikkagi, et see on nagu pidev õppimine, sa tegelikult õpid kogu aeg, et ma olen ise ka vaadanud, et niisugust 2 sellist aastat, kus ma oma lõikustehnikas või mingisuguste meetodite kasutusele võtmisele, kus ma midagi ei tee, niisugust aastat ei ole. Et kui kirurg lõpetab ära õppimise, vaid töötab vanal rasvas, on tegelikult allakäik. Kohe, et sa pead kogu aeg midagi muutma, sa pead kogu aeg olema valmis õppima. Aga mida sa ütled patsiendile, kes ei ole kohe pärast operatsiooni tulemusega rahul, et on see toota pool aastat või millal ta peaks seda nägema, ma ei tea, nädala, kuu pärast? Jah, see on väga raske küsimus, et kindlasti tuleb oodata, aga muidugi ootaja aeg on pikk ja on ka olnud juhtumid, kus patsiendid solvuvad või vihastavad, et kirurg ei tee mitte midagi. Tegelikult kirurg teeb, et isegi kui kirurg mitte midagi ei tee, siis ta vähemalt mõtleb. Ja ma võin kinnitada, et nende lõikuste peale, mis ei ole läinud hästi, kirurg mõtleb kogu aeg. Et see hästi läinud lõikuste peale kirurg ei mõtle, ta mõtleb just nimelt nende peale, mis on läinud halvasti ja igal kirurgil on oma selline nimekiri. Ja ikkagi ta aeg-ajalt jõuab nende patsientide juurde tagasi, kas oma mõtetes või nad tulevad vastuvõtule, et siis mõned kaovad ära, kui läheb jälle kõik hästi, aga need, mis jäävad, nad on sul kuklas ja tuleb oodata ja selle mõttes, et organism on natuke selline palkmaja, et sa teed ta valmis ja siis ta hakkab vajuma. Ja siis ta väga paljud asjad loksuvad paika, et siin tuleb lihtsalt võtta aega
ja kirurgias ongi nii, et ega siin päevadega ei muutu midagi. Tihti tullakse juba paar nädalat öeldakse, aga vaadake, siin on see muhk ja siin on see lohk ja siin on punane ja mis ma nüüd teen, mitte midagi. Tuleb lihtsalt istuda ja oodata. Ja eks meil need ooteajad ongi niimoodi 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud, 1 aasta. Rusikareegel on see, et kui aastaga ei ole muutunud, siis üldiselt ei muutu. Et siis jääb nii, siis võib hakata mõtlema korduslõikusele. Et minimaalne ootusaeg on pool aastat, aga üldiselt on ikkagi, need läheb aasta kaupa. Ja väga paljud asjad lähevad ikkagi loksuvad paika. Õnneks. No me oleme operatsioonidest siin pikalt rääkinud, sul on nii pikk kogemus, aga kas on mõni operatsioon, mida sa ei ole teinud, aga tahaksid teha? See ninast oli natuke jutt, aga ma arvan, et see nina jäävad teistele toredatele spetsialistidele, aga ütleme nii, et nägu on ikkagi see, mis on väga huvitav. Et kõik, mis puudutab nägu, sest see on ikkagi see on väga suur väljakutse. Et just nimelt, et lõigata seda nägu nii, et seda lõikust ei ole näha. Et see on oskus. See, kui sa saatad kuskile kroonika esikaanele tänu oma mitte õnnestunud lõikusele, see ei ole kellegi eesmärk, aga see, et inimesed ütlevad, et kuidagi näed värske välja või kas sa oled armunud või midagi, see on meie eesmärk. Ja need ei tule lihtsalt. Ma arvan, et siin on nagu avastada ja õppida lõpmatuseni. No väga põnev. Minu küsimused on saanud otsa, aga ma juba näen, et teil on siin omajagu küsimusi olnud. Ma kohe võtan need ka lahti siin telefonis ja küsin ka mõned ära. Meil tuli jutu sees korraks ka käis läbi kombineeritud operatsioonide osas selline väljend nagu liplift. Mida see endast kujutab? Seda on, kuna kuuled, kõik tänapäeval süstivad hästi kuuli neil, mitte kõik loomulikult, aga naistele meeldib, et huuled on lopsakad, siis väga palju parem variant on teha huule tõstmine, ehk siis anusega see nina ja huule osa nagu venib välja, kukub alla nii nagu põsed, otsmik, kulmud, kõik nagu tulevad alla. Ja siis selle asemel, et mitte täita seda huult volüümiga, aga tõsta seda huult kõrgemale. Ja see annab väga loomuliku tulemuse. Ja see on tõesti, et ta annab sellele huulele lopsakuse, ilma, et sa peaks teda iga mingi poole aasta tagant süstima. Ja see on väga loomulik. Ja kui see on õieti tehtud, siis jällegi seda ei ole näha, aga lopsakus on olemas. Aga miks seda just nende näoperatsioonidega kombineeritakse? Sellepärast, et umbes, sest kui sa oled noor, siis on sul huuled niigi tavaliselt ikkagi nagu rohkem täidlased. Aga võib-olla seda võib ka noorematel inimestele teha. Aga reeglina seda tehakse koos igasuguste muude asjadega. Ütleme nii, et Eestis see trend ei ole veel väga jõudnud, aga ma arvan, et üha rohkem ja rohkem me seda teeme. Okei. Nii, järgmine küsimus. Küsitakse siin, et kas korduv lõikuse hind on kulukam kui esmakordne? Põhimõtteliselt küll, jah. Selle sõltub, et kui on meie oma klient ja see on meie patsient, siis me ikkagi püüame nagu leida kompromissi, et me nii-öelda korduslõikus ei ole see lõikus, mille pealt raha teenitakse. See on ikkagi see, millega inimest aidatakse. Et kui ta nüüd meie klient ei ole, siis on see natuke teine teema. Aga me ikkagi püüame inimesele nii palju vastu tulla, kui vähegi võimalik. Aga korduslõikus on alati keerulisem, alati pikem. Nii, järgmine küsimus. Millised analüüsid on vajalikud enne operatsiooni? Sõltub operatsioonist. Et mida keerulisem operatsioon, seda rohkem on analüüse vaja. Tavaliselt, kui on mingi rinnaoperatsioon, siis on reeglina nõutakse kas ultrahelirindadest või mammogrammi, kliiniline veri, seal on hemoglobiin, hemotokrit ja võib teinekord ka biokeemia, kus on mingi veresuhkur ja maksanäitajad. Aga kui on terve inimene, siis väga palju neid analüüse ei pea ka tegema. Nii, selline küsimus. Kui palju annab operatsioonile juurde no-touch meetod? Tõenäoliselt siin mõeldakse vist selle rinnaimplantaadi asetamist sinna rinna alla, nii et sa seda kätega ei puudu. Ma ei oska öelda, eks see ole ka põhimõtteliselt operatsiooni väli on steriilne, implantaat on steriilne, et kuidas seda
see on selline jälle trend, mis on tulnud, kas ta nüüd tuleb ja püsivalt jääda või mitte, ma ei oska seda öelda. Osa kirurge seda kasutab rohkem, osa vähem. Noh, eks ta ole selline. Ei tea. Okei. Oi, küsimusi tuleb veel, see on väga tore. Ma loen siit veel ette, kas anatoomilisel implantaadil on suurem oht paigast liikuda ning mille järgi valib kirurg implantaadi pinna, see tähendab karevisile? Implantaadid mõlemad võivad täpselt ühe palju liikuda, nii ümmargused kui anatoomilised. Et see on jälle väga palju mu käest küsitakse. Kui on implantaat õigesti paigaldatud, seda anatoomilist implantaati võib-olla veidi keerulisem paigatada, veidi keerulisem. Aga kui sa seda õigesti teed, ega ta ikkagi ei nihku. Ja nihkuvad ka ümmargused tegelikult täpselt sama palju. Et siin ma ei saa küll öelda, et anatoomiline nagu pöörduks rohkem. Et on küll pöördunud ja neid saab tagasi pöörata ja siis saab vaadata, et ma võtan summa summarum, siis naisi, kellel on implantaadid pöördunud minu poole, tuleb aga teistest kliinikutest päris palju inimesi ja kõik need, mis on pöördunud, on tavaliselt ümmargused, isegi mitte anatoomilised. Nii. Võtan järgmise küsimuse. Kas reumatoidartiiti põdevale naisele saab panna rinnaimplantaadid? Saab küll. Saab, ei ole mingit? Jah, see reumatoidartriit on ka, et sõltub kui äge või see haigus on või millises faasis või kui vana on inimene või kui palju ta on kahjustatud ja nii edasi. Aga ta ei ole otsene vastunäidustus. Nii, järgmine küsimus. Kas ja millise kuluga tuleks arvestada, kui pärast nii-öelda rinnaopi järgset ooteaega ilmneb siiski vajadus korrigeerimiseks? See on väga individuaalne küsimus ja sellel ei ole ühest vastust. See kõik vaadatakse individuaalselt läbi. Sellist hinnakirja siin nagu ei ole. Et vaadatakse, mis on see probleem ja nii edasi. Et jah, siin ühtset vastust ei ole. Me rääkisime natukene lipliftist siin, et see on selline uudne, mida Eestis juba vaikselt tehakse, aga mitte niivõrd palju, ma saan aru. Aga millised need sellised uudsed operatsioonid või trendid ilukirurgias on, millest võib-olla nii palju ei teata, aga mis juba... Väga palju tehakse viimasel ajal intiimpiirkonna plastikaid, et seda ka vanasti seda ei tehtud ja see on selline natuke nagu tabu teema ja ega ma sellest väga rääkida ei tahagi. Et kõik, kellel on hädad ja probleemid, need tulevad, ise leiavad mu ülesse. Et see on ikkagi tulnud väga jõudsalt sisse, sest et inimesed näevad, teised teevad ja läheb hästi ja saavad abi ja eks ta nii on. Et kõik igasugused trendid või uued asjad, mis tulevad, meditsiin on selline väga konservatiivne valdkond ja nii-öelda nendega kaasa minna on väga riskantne. Et sa pead nagu tasa ja targu niimoodi, et 2 sammu edasi, 1 samm tagasi. Et sa teed, vaatad, jälgid, et keegi meist ei ole nii-öelda õppinud meister, kõik me oleme õppinud ja kõik me jälgime, kuidas keegi teeb ja näiteks igasugused rasva siirdamised on koguvad nii-öelda populaarsust, aga seal on ka, ega seal on omad riskid ja omad näidustused, igal ühele see ei sobi ja siin vahepeal oli siin tagumiku suurendamine implantaatidega ja nii edasi, mis tänapäeval seda enam väga palju, siin Põhjamaades on seda üldse vähe, jällegi Lõuna-Ameerikas on seda väga palju, aga see on ka, et see nagu tuleb ja läheb. Et siin käid kuskil koolitustel ja näed ja tehakse midagi uudset, aga jällegi kui see on huvitav, et istud seal loengusaalis ja siis kui keegi jälle midagi nagu näitab mingisugust suurt uut asja, mida ta on teinud, siis väga paljud saalis olijad vaatavad seda tegijat kui natuke nagu ohmakat, et mida sa teed, et tegemist on inimesega, sa ei saa nagu kõiki asju teha, mis sulle pähe tuleb. Aga ütlen, et meie sellel laiuskraadil, kus meie elame, me oleme ikka väga sellised rahulikud ja võtame ikka asja ikkagi konservatiivselt. Nii, aga siin on selline küsimus, et kas sisse tõmbunud rinnanibud saab taastada püsivalt ja on ka ebasümmeetrilised rinnad?
ebasümmeetrilist rinda saab muidugi korrigeerida. Sissetõmbunud nibu on selles mõttes väga huvitav teema, et see on lõikus, mida ma tegelikult ei soovita, kui seda just väga vaja ei ole. Sellepärast, et mis on selle lõikuse oht? Sa saad selle nibu küll välja, aga see nibu muutub selliseks tundetuks tükiks. Et tihti selleks, et saada nibu rinnasest välja, peab lõikama läbi piimateed, mis viivad rinna äärmest selle nibuni, kus see piim peaks välja tulema. Ja kui me oleme selle lõikuse ära teinud, siis see nibu võib küll ilus välja näha, aga ta ei ole enam nagu oma. Et seda võiks teha naisele, kes on nii-öelda lapsed ära imetanud ja kui me nagu teeme talle suuremat korrigeerimist. Noortele naistele nibu sisse tõmbumist ma ei soovita teha. Minuga on võetud palju ühendust nii-öelda SOS kõnedega või meilidega, kus on tehtud kellelegi sisse tõmbub rinnanibu operatsioon. Teda ei ole hoiatatud, et ta ei pruugi saada imetada. Naine on saanud oma väikse lapse, hakkab imetama, piima ei tule. Ja siis on nii-öelda, et miks piima ei tule, sellepärast, et see lõikus on tehtud. Kuigi seda lõikust on võimalik mingil määral teha ka nii, et seda piimasid siiski tuleb, aga seda garantiid ei saa keegi anda. Need struktuurid on nii väiksed ja nii peened, et pigem kui seda lõikust tõesti teha, siis jätta see kuskile nii-öelda, ma ei tea, 35 pluss 40 pluss vanusesse. Ja see võib olla ka see, et see nibu muutub tundetuks. Jällegi, ta on ilus, ta on nups väljas, aga tal ei ole seda tema elu. Siin on küsimus nüüd rinnaoperatsiooni kohta, mille puhul siis oma rasvaga täidetakse rindu ja kui suur see tõenäosus on, et rasv jääb rinda, kui kehakaal pole varasemate aastate jooksul muutunud? See on väga individuaalne. Võib jääda, kogu rasva küll kunagi ei jää. Et see maksimum, mis võib jääda, on 80% ja miinimum on põhimõtteliselt 0 kuni 10. Et see on ka, seda tuleb alati väga nagu reaalselt hinnata. Reegel on see, et mida rohkem rasva paned, seda rohkem jääb. Et mõnel jääb üllatavalt palju. Jällegi see on see, kui me oleme selle operatsiooni ära teinud, siis me mitte kunagi ei tea, mis meil vastu tuleb. Ja teinekord me ise imestame, et on jäänud nii palju ja teinekord vaatame, et kuidas nagu peaaegu mitte midagi. Ja see on ka huvitav on see, et isegi kui meie kogeme või näeme, et nagu tulemust ei ole, siis naine ise võib tunda seda vahet. Et ta ise tunneb, et ikkagi rinnahoida number on suurem ja ta on rahul. Et see on individuaalne. Milline võib olla keeranud implantaadi tagasi asetamise maksumus võrreldes algse opiga? Kui seda teha mitte kirurgiliselt nii-öelda koha peal, lihtsalt on selline manööver, kuidas tehakse, siis see on polikliiniku maks, kui ta ei ole, kui mina olen teda selle implantaadi pannud, siis ma pööran ta muidugi tasuta. Aga kui mina seda ei ole pannud, siis inimene maksab vastuvõttu eest, ma ei teagi, mis see vastuvõtt meil siin maksab. Saate kirjutada Health-Clinicu kodulehelt ja absoluutselt. Siis proovime pöörata, et siin käivad küll, siin Lõuna-Eesti naised käivad siin küll ennast pööramas. Just, ja tegelikult, kuna siin on ka mitu vastust tulnud doktor Simmolt praegu, et kuna see on individuaalne, siis alati konsultatsioon on see lahendus, et tulla ja päriselt ja tavaliselt on nii, et kui see implantaat on pöördunud, siis ta nii-öelda fikseeritakse rinnahoidjaga ära ja tihtipeale sellest ühest pööramisest aitab, aga kui sa juba pöörad, ütleme, pead pöörama nii-öelda rohkem kui 3 või 4 või 5 korda, siis tõenäoliselt ta jääbki pöörduma, siis tuleb teha operatsioon. Kui pikalt peaks töölt eemal olema keskmiselt, kui on plaanis teha rinnasuurendusoperatsiooni, on selline liikuv töö? Minimaalne on 1 nädal, maksimaalne on 4 nädalat. Reeglina, kui on kontoritöö, et sa ei pea ikkagi füüsiliselt oma rinnalihasid ja käsi kasutama, siis on 2 nädalat võiks muidugi olla, aga 1 võiks olla minimaalne. Kuidas sa suhtud armikreemidesse?
ma ei ole väga suur armikreemide fänn, nii et ma ei tea. On olemas armikreeme, mis mõned on paremad, mõned on halvemad. See on ka individuaalne, et mõnda see aitab, mõnda ei aita. Armikreemidega ei tasu kindlasti üle pingutada, sest tihti küsitakse kohe peale lõikust, et millal ma võin nüüd hakata armikreemi panema. Nendele ma ikkagi ütlen, et esialgu ärme pane mitte midagi, las olla. Peale näiteks operatsiooni ja eriti rindade kõhuoperatsiooni nahk kuivab väga. Et nahk läheb väga kuivaks, siis tuleb kasutada lihtsalt kõige tavalisemat kehakreemi. Et ei pea olema mingisugune väga peen kreem, et piisab näiteks tavalisest sellest kookosõlist või et ta lihtsalt niisutakse natuke välja. Et see ongi see, nagu see põhiline, et see nahk liigselt ei kuiva. Et see, et milline arm tuleb, jällegi, ma olen seda jälle nii mitu korda öelnud, see on 3 faktorit. Number 1 on hea kirurg, number 2 on heade geenidega patsient ja number 3 on siis tähtede ja planeetide seis. Et kui need nagu matchivad, siis tuleb ilus arm. Nii, siin on küsimus. Välismaal süstitakse lipofillingu käigus rindadesse isegi 400–500 cc rasva. Kas see võib olla ohtlik? Oleme isegi süstinud. Meil on vist maksimisega olnud kuni 900. See oli ikka suured rinnad. Muidugi siin peab ikkagi väga vaatama, see sõltub, kui suur rind on. Kui on väike rind, siis sinna lihtsalt ei mahu. Et seal on teatud hulk, mis süstitakse ja siis sinna lihtsalt ei lähe rohkem. Aga kui on suured rinnad, siis sinna mahub. Ja see on jällegi, see kirurg peab olema nagu nii-öelda 2 jalaga maa peal. Esiteks nii palju rasva on keeruline saada tavaliselt. Ja iga asi, mis ületab teatud mõistlikkuse piire, muutub ohtlikuks. Nii et siin tuleb hinnata need riske. Et mina ei ole väga suurte koguste nii-öelda süstimise fänn, aga jah, näiteks Hispaanias on meil üks kolleeg, kellel on selline spetsiaalne pump, millega ta pumpab niimoodi, et see rind tagumik läheb lausa lõhki. Et see on, jah, need on tegelikult ohtlikud, et meie jällegi, kõige olulisem on ikkagi, et patsient nii-öelda tervena koju läheb sellelt lõikuslaavalt, et mitte vigastatuna. Nii. Kui rinna tõstmise operatsiooni puhul on vajalik kas rinna tõstmise operatsiooni puhul on vajalik mingite aastate möödudes implantaate välja vahetada? Automaatselt ei ole, et siin mõned ajad veel tagasi räägiti 10 aastast ja nii edasi, siis hetkel see nii ei ole. Et implantaat, kui ta midagi ei juhtu, siis ta võib seal eluaeg olla. Aga kui sinna võib tekkida kapsel või äravajumine või rinnanahk vajub ära või kui on vaja kordusoperatsiooni teha, näiteks kas või sellepärast, et on vaja rinda tõsta hiljem, siis võiks ka implantaade välja vahetada. Aga siin veel mingi paar kuud tagasi käis minu juures üks naine, kes oli pannud endale 90. alguses implantaadid ja väga tahtis teda vahetada. Aga kuna see rind nägi nii hea välja ja mitte mingisugust näidustust ei olnud, siis ma ütlesin, et minu arvamus on, et niisama seda vahetama ei pea. Kui on uuringud on tehtud, kõik on korras, siis lasta olla see. Rindade tõstmine, et millest on aru saada, et oleks aeg konsultatsioonile tulla? Võib-olla siis, kui ikkagi üldse peeglisse vaadata ei taha. Ma ei saa öelda, et see pliiatsi reegel on, et kui pliiats maha ei kuku, et siis, aga jah, ega ei pea tulema, selles mõttes, et mina ei kutsu kedagi nii-öelda, et tulge ja lõigake ennast, et tulge ikka siis, kui te ikkagi teisiti ei saa. Iga lõikust, mis te suudate mitte teha, tegelikult on hea. Võib-olla mina kui plastikakirurg ei peaks seda ütlema, aga kui te suudate ikkagi ilma lõikuseta elada, siis ärge lõigake. Ma ei tea, minge reisile, ostke endale midagi või nautige, tehke ükskõik mida. Aga see lõikus ei peaks ikkagi olema ainult siis, kui ikka ei saa vaadata, et ikkagi nii palju segab, et ega käivad naised siin minu juures ja ikka tänagi üks käis siin ja ütles, et ta istub nüüd kogu aeg peegli ja sa imetleb ennast, et mees juba ütles, et aitab küll tule voodisse, kaua sa imetled.
ennast, et seal, et siis ju siis ikkagi oli nagu vaja teha, et kui ikka nii meeldib. Kui tihti tuleks pärast rinnaoperatsiooni käia järelkontrollis? Tegelikult ega ei pea, seal on üks kontroll on nii-öelda kuskil umbes kuu aega hiljem. Ja siis, kui kõik on korras, ega siis rohkem ei pea tulema. Et võib ka nii-öelda minu patsiendid võivad kõik tulla mind tervitama, et kes tahavad ennast näitama. Et selle mõttes mingisugust keeldu ei ole, aga otsest näidustust, kui kõik on korras, siis ei pea tulema. Aga botox-süstid versus oma rasva süstimine näopiirkonda? Tegelikult botox ja oma rasv ei ole nagu võrreldavad. Võrreldavad saavad olla näiteks täitesüst ja oma rasv. Ilmselgelt on oma rasv ikkagi parem materjal kui ükskõik milline täitesüst. Iseasi on see, et jällegi me ei tea, kui palju seda rasva sinna jääb. See protseduur on väga palju tülikam, sest sa pead seda rasva võtma, filtreerima, ehk siis töötlema vastavalt. See on palju steriilsemates tingimustes tuleb seda teha, see on palju kallim ja nii edasi. Aga kui see rasv jääb, siis on ilmselgelt rasv parem. Kui tihti tuleb ette rasvkoe nekroosi ning kas see on ravitav? Tuleb, aga õnneks on see ikkagi nii, et see nii-öelda veeldub ära, see rasvkoe nekroos. Et kui on rasvkoe nekroos rasva süstimise tagajärjel tulnud, siis ta on niisugust väikeste tükkidega, et see nii-öelda oma immuunsüsteem sööb selle ära, et see ei ole ohtlik. Et kui ta on näiteks, ütleme, kui nüüd kuulaja mõtles rasvnekroosi, näiteks kui on tehtud rinna tõstmine ja mõni rinna osa näiteks läheb nekroosi, siis on ka nii, et ta vaikselt, kas ta sulab ära või siis tuleb see välja lõigata, aga siin me räägime ikkagi suurematest tükkidest, aga üldiselt see nagu ei ole üldse nagu probleem. Kas on olnud juhuseid, et pärast implantaate on tekkinud inimesel rinnavähk? Rinnaimplantaat rinnavähki ei tekita, et see on nüüd ära tõestatud. Aga rinnavähk tekkida küll rinda, kus on pandud implantaat, aga sel juhul see ei ole selle implantaadiga seoses. Kas teete ka täitesüste intiimpiirkonda, kui palju preparaate võiks minna? Mina ei ole, ma olen teinud, aga see ei ole mitte minu lemmiktegevus. Et tavaliselt ma teen veidi suuremaid lõikusi selles piirkonnas, et need täitesüstid ja ma kindlasti ei tee seda kergekäeliselt. Nii, teie küsimused on praegu saanud minul küsitud. Kohe tuli juurde. Nii. Aga soovitakse tänada ja just nimelt, kui tore siin jagab ja Katariina oma kogemust, et konsultatsioon motiveeris suitsetamisest loobuma ja varsti on operatsioon ees ja on 100% valmis ja õnnelik, et valis teid. Siin on, selle puhul on kõige tähtsam, et inimene loobus suitsetamisest, et paljud naised, kes minu vastuvõtul käivad, ma püüan mitte moraali lugeda ja mitte näpuga näidata selle suitsetamise kohta, aga ma ütlen tõesti, et ärge suitsetage, et see on üks mõttetumad tegevusi, et võtke, ma ei tea, jooge pühapäeva hommikuti šampanjat või jooge nädala lõpul veini ja on nii palju toredaid tegevusi, mida teha, et see suits ikkagi ta kahjustab sind seespoolt niivõrd palju ja see hakkab kätte maksma siis, kui hakkab iga tulema. Kuskil 35 pluss suitsetav naine, ta ei saa ühegi kreemi ega õigusega seda kahju tagasi teha, mis ta tegelikult on endale teinud. Et jah, väga tore, kui ma olen mõnda suutnud motiveerinud suitsetamisest loobuma. Et selle üle mul on suurem hea meel kui sellest lõikusest, mis ma siis hakkan tegema. Nii, aga milline on teie poolt teostatud operatsioon, mis teid kirurgina on kõige rohkem õpetanud või arendanud? Ma arvan, et rinnavähi teema on ikkagi mind väga palju mõjutanud. Et see on see, et kuidagi tuli minu ellu täiesti juhuslikult kogu see rinnavähk ja kõik need patsiendid ja need naised, kes läbi käinud on,
keda ma olen lõiganud, neid ma nagu ikkagi tean väga hästi, eriti mis on algaastatel ja need rinnataastused ja need esimesed, mis me siin Eestis ka tegime, neid patsiente, ma ei tea kõiki nimepidi, et see on taastma patsiente väga ei mäleta, aga neid rinnavähi patsiendid, need kuidagi jäävad meelde, sest see on hoopis teine teema, see on nagu 2 täiesti erinevat maailma, siin nagu ei saa üldse neid omavahel võrrelda. Et see raskus nii-öelda anda inimesele tagasi tema normaalne välimus ja kuju ja kõik need lood ja eriti noored naised, väga noored, siin ikka 20. aastates ja ikkagi, kui sa nagu saad neid aidata ja see, niisugused lõikused ikkagi nagu arendavad. Siin tuli üks küsimus veel, et kui on implantaadid juba pandud ja soovitakse rinde suuremaks saada, kas lipofillingut võib ka teha? Saab neid ühildada? Saab, aga see on jällegi natuke keeruline, et siin tuleb väga vaadata nagu individuaalselt, sest et implantaat on juba sees, kui me hakkame lipofillingut sinna peale tegema, siis me peame vaatama, et me seda implantaati ei kahjusta ja kui palju seal on seda nahka või seda vaba ruumi, kuhu seda rasva panna, et see nagu tehniliselt on see väga palju keerulisem, aga saab ja tehakse ka näiteks rinna ülevalt poolt upper pool. Täidetakse oma rasvaga nagu päris palju, aga see on tavaliselt tehakse nagu primaarse või kõik koos algusest. Või palju see nagu vajalik on, seda ma ei oska öelda, aga saab. Aga jah, see ei ole väga lihtne. Kas rinnaimplantaatidega saab käia rinnauuringutel? Jaa. Ikka? Nendel kaasaegsetel aparaatidel on isegi rinnaimplantaadi programm. Et vanasti, kui need rinnaimplantaate vähem pandi, siis ma olen kuulnud juhtumid, kus on meelega pigistatud seda vaest rinda koos implantaatiga sinna plaatide vahel, et kannata nüüd, et panid endale implantaadi, aga jällegi ühiskond on arenenud ja niisugust asja enam ei ole ja need aparaadid on kaasaegsed ja saab. Nii. Aga meie täname teid kõiki, kes te meid olete kuulanud ja mina tänan suur aitäh, doktor Siim Simmo. Meil on olnud